Miks Iraan seda tuumalepet vastu ei võta? Sest meie vaatenurgast on täiesti arusaamatu, miks nad seda vastu ei võta. Neil pole raha, nad on peaaegu sanktsioonides uppumas, nad on kaotanud oma juhtkonna, nende tuumarajatised on varemetes. Ja praegu on laual kokkulepe, mis lahendaks kõik need probleemid. Kõik, mida nad peavad tegema, on loobuma oma tuumaambitsioonidest, kuid ometi ütlevad nad ikka ja jälle ei. See on küsimus, millele keegi ei näi oskavat korralikult vastata ja just sellepärast oledki sina siin. Sellele vastamiseks peame hetkeks loobuma oma lääne mõtteviisist ja vaatama seda BES-i vaatenurgast, sest seda kõike juhib ideoloogia, mis on meie mõtteviisist nii erinev, kuid kui sa sellest aru saad, muutub kõik, mida Iraan teeb, mõistetavaks. Iga tagasilükkamine, iga provokatsioon, iga punane joon, mida nad ületavad, muutub äkitselt täiesti arusaadavaks. See on Mia Gesha, GNS TV. Sukeldume kohe teemasse. Alustame väikese looga. Lugu sellest, kuidas Messias tuleb islami usus. See algab kaosega, mis on tahtlik ja vajalik märk sellest, et lõpp on lähedal. Ülemaailmse viletsuse periood, mis on nii tõsine, et maailm sellisel kujul hakkab kokku varisema. Sõjad, katkud ja kannatused ulatuses, mida inimkond pole kunagi varem näinud. Hullumeelne kaos on algussignaal, tõend sellest, et Jumala plaan hakkab lõpuks teostuma. Ja sellest kaosest tõuseb ta esile. Varjatud imaam, Mahdi, islami messias. Isik, kes on olnud maailmale varjatud üle 1000 aasta, kuid on endiselt elus ja ootab hetke, mil Jumal otsustab, et aeg on õige. Kui ta ilmub, kogub ta oma armee ja marsib Jeruusalemma poole, sest seal on vaenlane ja seal on kurjuse jõud oma tugipunkti rajanud. Ja viimane lahing hea ja kurja vahel toimub sellel maal ning imaam võidab. Ajalugu sellisel kujul, nagu me seda tunneme, lõpeb ja Jumala õiglus valitseb lõpuks maa peal. See on see lugu. Ja 1979 aastal, kui Khomeini tuli võimule, algas selle loo elluviimine. Enamik inimesi näeb 1979 aasta Iraani revolutsiooni kui poliitilist sündmust, kus islamil põhinev valitsus asendas lääne toetatud valitsuse. Ja see käsitlus, kuigi tehniliselt täpne, ei räägi tegelikult kogu lugu. See revolutsioon, islami revolutsioon, muutis Iraani riigi kogu eesmärki, kuulutades, et Iraan ei ole enam tavalises mõttes rahvusriik, vaid millegi kosmilise esimene etapp, islami messia saabumine. Et selle väite täielikku tähendust mõista, peame aru saama, kes see varjatud imaam tegelikult on ja mida tema positsioon šiitlikus islamis tähendab. Sest just see uskumus juhib kõike, alates tuumaprogrammist kuni Hormuzi väinani lääne pakutud kokkulepete tagasilükkamiseni. Ja see uskumus ei pärine mitte aastast 1979, vaid aastast 874 Belgreste. Šiitlik islam, mis on Iraanis domineeriv islami haru, põhineb imaami kontseptsioonil. Ja šiitlikus teoloogias kannab see sõna tähendust, millele lääne usutraditsioonides tegelikku vastet ei ole. Sest imaam on kosmilise tähtsusega isik, kelle Jumal ise on valinud ja kelle on nimetanud eelmine imaam, omadusi, mida ükski tavaline inimene ei saa omandada tänu üleloomulikule teadmisele Jumala tahtest, mis antakse edasi jumaliku ahela kaudu, ulatudes tagasi prohvet Muhammadini endani. See oli päris pikk seletus. Aga pärast prohvet Muhammadi surma tekitas küsimus, kes võiks juhtida moslemite kogukonda, islami kaheks suureks haruks jagunemise, mis eksisteerivad tänaseni. Sunni moslemid võtsid omaks inimliku konsensuse süsteemi oma juhtide valimiseks, samal ajal kui šiia moslemid usuvad, et prohvet Muhammed oli juba määranud oma nõbu ja väimehe Ali jumalikult määratud järglaseks. Pärast Alit oli veel 11 imaami, kellest igaühe määras eelmine ja igaüks neist oli õiguspärane valitseja, mitte ainult moslemite, vaid kogu inimkonna üle. Huvitaval kombel tapeti või vangistati kõik need 11 imaami oma aja valitsejate poolt, sest islami järgi mõistsid võimulolijad, et tõelise ja jumalikult määratud imaami olemasolu muutis nende enda võimu ebaseaduslikuks. Siis tuli 12. imaam ja kui ta oli veel väike laps, kadus ta ära. Šiia teoloogia järgi ta ei surnud, vaid ta peideti. Jumar peitis ta maailma eest, et kaitsta teda nende samade jõudude eest, mis olid hävitanud tema eelkäijad. Šiitlikud moslemid usuvad, et ta on siiani elus. Praegu pärast enam kui 1000 aastat on ta vaimselt maailmas kohal, jälgib sündmuste kulgu ja usutakse, et ta tuleb tagasi. Kui Jumal otsustab, et on saabunud hetk viimaseks lahinguks, et kehtestada jumalik õiglus maal ja viia ajalugu lõpule. See on šiia islami keskne uskumus, millesse usub ka Islami Vabariik. Rohkem kui 1000 aasta jooksul pärast 12. imaami kadumist hoidsid peavoolu šiia moslemid sama poliitilist seisukohta.
me ootame oma messiast, me oleme kannatlikud, me ei võta võimu, sest ükski valitsus ei ole tõeliselt legitiimne, enne kui imaam naaseb. Ja usklikud peaksid elama oma elu olemasolevate valitsejate all, oodates Jumala aega. Seda nimetatakse vaikivaks ootuseks ning mõned inimesed järgivad seda põhimõtet ka tänapäeval. Kuid siis tuleb Khomeini, kes otsustab selle täielikult kõrvale heita ja esitab väite, millest ta toob välja ühe poliitiliselt kõige plahvatusohtlikuma teoloogilise seisukoha kaasaegses ajaloos. Sest tema arvates ei oodanud imaam, et Jumal looks messia jaoks poliitilise keskkonna. Imaam ootas, et moslemite kogukond täidaks oma osa, valmistaks pinnase ette ja looks sellise islami tsivilisatsiooni, mis muudaks tema tagasituleku võimalikuks. Ja see ettevalmistus ei olnud passiivne, vaid hoopis kiireloomuline ja nõudis aktiivset tegutsemist. Alustades tõelise islami valitsuse rajamisega Iraanis just praegu, kui protsessi esimest etappi, mis lõpuks viiks imaami ilmumiseni. Ta tegi veel midagi, mis muutis selle teoloogia sõjaliseks missiooniks. Ta ütles oma järgijatele, et imaami tagasitulekuks pinnase ettevalmistamine on nende vastutus. See nõudis aktiivset vastupanu rõhumisjõududele, mis olid alati seisnud jumaliku tõe vastu. Samad jõud, kes olid aastaid tagasi vangistanud ja mürgitanud 11 imaami. Ja samad jõud, mida Khomeini tänapäeva maailmas määratles kui Ameerika imperialismi ja sionismi, mida ta nimetas istikbaariks, ülbus, igavene rõhuja. Ja ta lõi islami revolutsiooni kaardiväekorpuse just selle vastupanu pidamiseks, mis andis talle pärast kõiki neid aastaid selle legitiimsuse. On olemas doktriin, mis kuulutas, et varjatud imaami puudumisel peab kõige kvalifitseeritum islamiõpetlane valitsema tema asetäitjana. Ja just seetõttu kannab Iraani ülemjuht ametlikult imaami asetäitja tiitlit. Valitsedes sellise kuju maise esindajana, kes on olnud varjus 12 sajandit, kasutab ta võimu, mis pole seega tegelikult poliitiline, vaid pigem teoloogiline ja jumalik. Kui Iraani sõdurile öeldakse, et tema ülemjuht on varjatud imaami asetäitja, siis tema mittekuulamine pole allumatus. See on patt Jumala vastu. Ja just see muutis Iraani revolutsioonilise kaardiväe lojaalsuse sõjalisest distsipliinist millekski palju raskemini murduvaks. Islami revolutsiooniline kaardivägi on ideoloogiline jõud, mis loodi kohe pärast 1979 aasta revolutsiooni, selge eesmärgiga kaitsta mitte Iraani piire, vaid just islami revolutsiooni ennast. Jumalik missioon, mida see esindas, tuua messias või vähemalt selleks pinnas ette valmistada. Selle sõdurid läbivad intensiivse teoloogilise indoktrinatsiooni koos sõjalise väljaõppega. Neid õpetatakse süstemaatiliselt ja sihilikult, et nad ei ole Iraani rahvasõdurid, vaid hoopis varjatud imaami sõdurid. Et nende lojaalsus ei kuulu ühelegi presidendile ega parlamendile, vaid otse kõrgeimale juhile kui imaami asetäitjale ja tema kaudu Jumalale. Oluline on see, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi ei pea end rahvuslikuks armeeks rahvusliku missiooniga. See lükkab selgesõnaliselt tagasi rahvusriigi mõiste kui lääne konstrueeritud idee. See jagab maailma hoopis Dar al-Islami ehk islami valdkonnaks ja Dar al-Kufri ehk uskmatuse valdkonnaks. Ja mõistab oma missiooni kosmilisena, mis ületab iga konkreetse riigi piirid. Seetõttu rahastab, relvastab ja koolitab ta käsilasjõude kogu Lähis-Idas, Hizbollah Liibanonis, Hutisid Jeemenis, relvarühmitusi Iraagis ja Süürias kui imaami armee elemente. Rahu asetatakse vormile, mille lõplik kuju on ajaloo lõpp. Nad vaatavad maailma kui riike, mis kuuluvad õigusega islamile. Nende usu järgi ei saa nad kunagi sellest maast ega nendest meredest loobuda, samuti mitte riikidest, mis kuuluvad uskmatutele. Need on uskmatud, kellega tuleb võidelda ja nende vaatenurgast ongi asi nii mustvalge. Nüüd lähme tagasi messia tuleku loo juurde, sest detailid on äärmiselt olulised, et mõista, miks Iraani revolutsiooniline kaardivägi käitub nii, nagu ta käitub. Esimene ja kõige olulisem detail on see, et periood enne mahti tagasitulekut, fitna, suur viletsus, kaos. See ei ole tragöödia, mis eelneb päästmisele, vaid vajalik eeltingimus selleks. See on jumalikult määratud, mis tähendab, et IRGC teoloogilises raamistikus ei ole ülemaailmne kaos midagi, mida soovitakse ära hoida. See on see, mida sa tunned ära kui märki, et Jumala plaan hakkab teostuma. Ja mida hullemaks asjad lähevad, mida kaootilisemaks kõik muutub, seda enam mõistavad usklikud, et imaami mahti tagasitulek on lähedal. See ongi huvitaval kombel see punkt, kus lääne strateegiline mõtlemine ja IRGC teoloogia tegutsevad täiesti erinevates universumites.
sest iga institutsioon, mille lääs on loonud, isegi kui nad selles läbi kukkusid, NATO, ÜRO, kontrollilepingud, heidutusteooria. Diplomaatia ise põhineb eeldusel, et stabiilsus on eesmärk ja katastroofiline konflikt on läbikukkumine. Siiski ütleb IRGC teoloogia neile, et katastroofiline konflikt on päästmise algus ja selle ärahoidmine tähendab Jumala plaani vastu töötamist. Lihtsalt öeldes, nad tahavad kaost, nad tahavad segadust, nad tahavad sõda, sest see tähendab, et Mahdi, Messias, on tulemas. Mahdi ilmub sellest kaosest, teda saadab täpselt 313 kaaslast ja IRGC peab end tõepoolest institutsiooniks, mis praegu neid kaaslasi ette valmistab. Reaalajas ja just sellepärast on nende ajupesu nii täielik ning nende võitlejate valmisolek surra nii absoluutne, sest nad mõistavad, et nad ei treeni mitte rahvuslikuks sõjaks, vaid imaami viimaseks kampaaniaks. Ja need, kes jäävad ellu, kes tegelikult järgivad Jumala sõnu, võivad olla need, kes saadavad imaami. Mis siis edasi saab? Seejärel viib Mahdi oma väed Jeruusalemma poole, sest just seal on Dajjal, islami antikristus, katastroofilise pettuse kehastus, kes tõmbab kurjuse armeed enda juurde, rajanud oma tugipunkti. Ja üks detail, mis lääne publikut alati üllatab, on see, et Jeesus naaseb sel hetkel, sest islami teoloogias on Jeesus tegelikult austatud prohvet. Ja aegade lõpus laskub ta maa peale ja ühineb Mahdiga ning koos jälitavad nad Dajjali Bab al-Ludi juurde, mis asub tänapäeva Iisraeli keskosas. Ja seal hävitavad nad ta ning sellega saavad kurjuse jõud otsa. Imaam kehtestab maa peal jumaliku õigluse ja ajalugu, nagu me seda tunneme, lõpeb. See seletab muide ka seda, miks nad nii sügavalt panustavad propagandasse nagu Taka Kartsen, et panna Jeesuse järgijaid, kristlasi, Iisraeli vastu pöörduma. Nad mõistavad, et kristlaste toetus Iisraelile takistab Mahdi tagasitulekut, aga sellest räägime mõnel teisel korral. Loodetavasti seletab see nende kinnisidee Iisraeli suhtes, sest Iisrael ja Jeruusalemm on nende messia saabumise keskpunkt. Kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi vaatab Iisraeli riiki, ei näe nad ainult poliitilist rivaali ega lihtsalt okupatsioonivõimu moslemite maal, kuigi nad kindlasti näevad seda mõlemana. Nad näevad seda kui Dajjali tugipunkti, mis on rajatud täpselt sellele territooriumile, kus peab toimuma viimane lahing. Selle on asustanud ja kaitsevad istikbari jõud. See sama lääne imperialism, mida nad peavad jumaliku tõe igaveseks rõhujaks. Tugev, tuumarelvastatud, Ameerika toetatud ja Jeruusalemma kontrolliv Iisrael on nende jaoks ja nende prohvetluse jaoks tõeline probleem. Mahdi tagasitulek ei saa täituda. Maa, kus peab toimuma viimane lahing, on valedes kätes ja imaam ei saa tulla. Muide, see ongi põhjus, miks nad olid 7. oktoobri pärast nii elevil. See tundus neile nagu esimesed sammud Iisraeli ülevõtmise suunas. Ja nad surusid seda narratiivi peale ikka ja jälle, hoolimata sellest, et see oli vale. Muide, üks kõrge islami revolutsioonilise kaardiväega seotud vaimulik ütles selle ametlikult välja juba 2015 aastal. Mitte 7. oktoobri osa, vaid selle, mis puudutab Iisraeli. Oma pöördumises islami revolutsioonilise kaardiväe liikmete poole ütles ta, et islami revolutsioonilise kaardiväe missio on kõrvaldada takistused ajastu imaami ilmumiseks. Ja kõige olulisem neist takistustest on Iisraeli riidi olemasolu. Muide, see ei ole IRGC-s mingi radikaalne äärmuslik seisukoht. See on selle ametlik institutsionaalne teoloogia, organisatsiooni missioon, mis kontrollib Iraani tuumarelvaprogramme, ballistiliste rakettide arsenali ja selle käsilasjõudude võrgustiku kogu Lähis-Idas. Aga mis pistmist sel kõigel on sellega, et nad loobuksid tuumaplaanist? Näete, nüüd hakkab kõik omavahel seostuma, sest aegade lõpp nõuab kaost ja Mahdi tagasitulek nõuab Iisraeli hävitamist. Aga Iisraeli ei saa kahjuks nende jaoks tavarelvadega hävitada. Sellel on piirkonna kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid, Ameerika toetus, omaenda deklareerimata tuumaarsenal ning tavarelvadega peetud sõjalised kampaaniad selle vastu on aastakümnete jooksul korduvalt läbi kukkunud. Nii et küsimus, millele Iraani revolutsioonikaardivägi vastab oma teoloogilisest raamistikust lähtuvalt, on see, milline vahend suudab tekitada sellise ulatusega kaose, nagu maailma lõpu stsenaarium nõuab. Milline jõud suudaks samaaegselt purustada olemasoleva korra, luua ülemaailmse katsumuse tingimused, mis eelnevad imaami ilmumisele ja võimaldada seda, mida ükski tavaarmee pole suutnud saavutada. Ja nende raamistikus on vastuseks tuumarelvad, sest need on ainus jõud, mis suudab Iisraeli hävitada.
ja mis veelgi olulisem, sest see on ainus vahend, mis suudab tegutseda sellises ulatuses, nagu nende teoloogia nõuab. Ainus asi, mis suudab tekitada kaost sellisel tasemel, nagu fitna kirjeldab. Seepärast ei ole tuumaprogramm läänelikus mõttes läbirääkimisteks kasutatav kaart ega heidutusvahend. See on jumaliku kohustuse täitmise vahend. Tööriist, mis muudab maailmalõpu stsenaariumi füüsiliselt teostatavaks. Ja seetõttu ei ole selle loovutamine poliitiline järeleandmine ega midagi, mida nad kunagi oleksid valmis tegema. See on teoloogiline reetmine. Muide, sellest näete ka, miks nad on nii kinnisideeks võtnud Iisraeli läbikukkumise ja miks nad igal pool rõhutavad, et neil on õnnestunud Iisraeli rünnata. Kui islam ja judaism võistlevad selle üle, milline messias olema saab ja selleks, et islamil oleks õigus, peab Iisrael läbi kukkuma. Praegu on Iisraeli edu miski, mis tõesti rikub nende teoloogilist uskumust, mistõttu nad muutuvad järjest vihasemaks ja intensiivsemaks oma rünnakutes Iisraeli vastu. Aga asi läheb veelgi hullemaks, sest lääne heidutusteoorias, millest Iisrael on kaua kinni pidanud, vastastikuse kindla hävingu kontseptsioon, mis tähendab, et mõlemad pooled hävitatakse ja seetõttu kumbki pool ei kasuta tuumarelvi. Väidab, et tuumarelvad hoiavad rahu just seetõttu, et mõlemad pooled kardavad hävingut võrdselt. Ja see vastastikune hirm hoiab ära, et keegi nuppe ei vajutaks. Kuid see loogika põhineb täielikult eeldusel, et mõlemad pooled tahavad ellu jääda. Islamivabariigi teoloogia on aastakümneid süstemaatiliselt lõhkunud seda eeldust oma võitlejate seas, kujundades maailmavaate, kus viimases konfliktis Mahdi sõdurina surra on kõrgeima taseme märtrisurm. Surm kõige kosmiliselt olulisemal hetkel kogu inimkonna ajaloos, jumaliku missiooniteenistuses, milleks kogu nende elu on olnud ettevalmistus. Mis tähendab, et vastastikune kindel hävitamine ei ole Islamivabariigi jaoks heidutus, eriti mitte nende kõige mahtimeelsema fraktsiooni jaoks. See on täpne kirjeldus just sellisest maailma lõppu toovast kaosest, mis nende teoloogia järgi peab päästmisele eelnema. Kogu lääne heidutuse ülesehitus, mis põhineb eeldusel, et teise poole peamine eesmärk on ellujäämine, toimib alusel, mis lihtsalt ei kehti nende inimeste puhul, kes tegelikult teevad otsuseid Iraani tuumaprogrammi üle. Seepärast, kui Iisrael ja Ameerika ütlevad, et oht tegelikult kasvas ja muutus vahetuks, siis see on sellepärast, et mõistetakse, et Iraanil oli täielik kavatsus oma tuumarelvi tegelikult kasutada. Siin on oluline märkida, et Iraan ei räägi selles küsimuses ühel häälel ja kui ma ütlen Iraan, siis pean muidugi silmas Islamivabariigi, mitte enamiku sealsetest inimestest. Kuid isegi nende valitsuse sees on tõsine sisemine lõhe. Islami revolutsiooni kaardiväes tegutseva radikaalse Mahdi fraktsiooni ja pragmaatilisema rühma vahel, kes järgib traditsioonilist šiiade seisukohta. Et ühegi sõjalise jõu ülesanne ei ole Mahdi tulekut esile kutsuda, see on Jumala otsustada, mitte nende, ning et Islamivabariigi püsimajäämine peaks olema esikohal. Muide, välisminister näib kuuluvat sellesse rühma ja kas see teeb temast tõelise mõõduka või lihtsalt hea politseiniku väga teadlikus hea ja halva politseiniku mängus, seda me ausalt öeldes ei tea. Kuid lõhe näib olevat tõeline ja me näeme seda läbi kogu läbirääkimiste protsessi. Probleem on selles, et tegelikult pole sellel eriti tähtsust. Sest kui Iraani diplomaadid liiguvad Ameerikaga kokkuleppe poole, võib Islamivabariik selle mõne tunniga põhja lasta ja me oleme näinud, kuidas nad seda täpselt reaalajas teevad. Põhjus, miks pragmaatikud ei suuda seda peatada, on sama, miks nad praegu ei suuda midagi peatada. Aga kuna neil puudub ligipääs Mojtaba Khomeinile, uuele ülemjuhile, keda pole pärast võimule tulekut nähtud, ega temast pole midagi olulist kuulda olnud. Ja ta võib väga hästi olla surnud või raskelt töövõimetu, kusjuures väljaspool IRGC siseringi ei tea keegi tema tegelikku seisundit. Sest kui Khomeini selle sõja alguses suri, siis kes on uus imaami asetäitja? Hea küsimus. Ja nad otsustasid, et see on Mojtaba. Aga see ongi selle kõige ohtlikum osa, sest Islamivabariigis on ülemjuht, varjatud imaami uus asetäitja, Jumala sõna maa peal. Praegu filtreeritakse seda sõna ainult kõige fanaatilisemate äärmuslaste kaudu, ilma et keegi teaks, kas see on tõsi või mitte. Puudub avalik vastutus ja välismaailmal pole mingit võimalust teada, kellelt nad tegelikult kuulevad. Kas Teheran tegelikult kajastab elava ülemjuhi otsust või on see väljamõeldis, mida juhivad need, kes sellest kõige rohkem kasu saavad? Mujtaba teemal tahan ma käsitleda ka midagi muud, mida te ilmselt olete kuulnud.
Iraani valitsus on aastaid viidanud usulisele otsusele ehk fatvale, mille andis välja ülemjuht Khomeini, kuulutades, et tuumarelvad on islamiusul keelatud. Need on haram. Ja nad on seda kasutanud tõendina maailmale, et ükskõik, mida nad ehitavad, ei ole tegelikult pomm. Lisaks sellele, et loodetavasti oled tuttav mõistega takkija, mis tähendab, et neil on lubatud avalikult valetada. Islami au säilitamiseks on mõned asjad, mida pead selle konkreetse fatva kohta teadma, kui sellest vaidluses kuulete. Esiteks, Shia seaduse järgi ei ole fatva tegelikult püsiv seadus. See on otsus, mis on seotud hetkeolukorra ja selle õpetlase eluga, kes selle välja andis, mis tähendab, et seda saab vajadusel muuta või täielikult tagasi võtta, kui olukord muutub. Kõrged Iraani ametnikud on seda täpselt samamoodi ametlikult öelnud. Kusjuures üks endine diplomaat ütles otse välja, et fatva ei ole püsiv ja võib muutuda, kui Ameerika või Iisrael käituvad ohtlikult. Teine asi on aga veidi lihtsam. Mees, kes fatva välja andis, on surnud. Khomeini tapeti veebruarikuu rünnakutes ja tema poeg Mujtaba pole seda kunagi uuesti välja andnud. Ja nii kaduski koos sellega ainus usuline piirang, mis andis Iraani diplomaatidele läbirääkimistel katte. Ainus argument, mis tõmbas piiri nende programmi ja relva vahele, ei ole enam asjakohane. Nii et ärge laske end sellest argumendist petta. Nüüd nõuab Trumpi praegune pakkumine, et Iraan annaks üle kogu oma rikastatud uraanivaru ja lõpetaks kogu rikastamise Iraani pinnal. Lammutada oma rajatised Natanzis, Fordos ja Isfahanis, piirata oma ballistiliste rakettide programmi ning lõpetada oma toetus Hezbollah'le, Houthidele ja kõigile teistele asendusjõududele, mida ta kogu piirkonnas rahastab. Vastu lubab USA tühistada sanktsioonid, vabastada umbes $20 miljardit Iraani varasid ning lubada Iraanil naasta ülemaailmsesse finantssüsteemi. Ainus lubatud tuumategevus oleks väikesed uurimisreaktorid meditsiinilistel eesmärkidel. Kõik need asuksid maapinnal ja oleksid täielikult nähtavad. Puhtalt poliitilises ja majanduslikus plaanis on see suurepärane pakkumine. Iraani majandus on sanktsioonide ja sõjakulude tõttu laastatud. Iraani rahvas kannatab ning valitsuse pragmaatiline leer soovib seda leevendust. Aga pragmaatiline leer ei kontrolli tuumaprogrammi, ei kontrolli Hormuzi väina ega pääsu kõrgeima juhi juurde. Islami revolutsiooni kaardivägi kontrollib neid ja nende jaoks näeb see pakkumine hoopis teistsugune välja. See ei seisne ainult selles, et nad loobuvad tuumarelvadest majandusliku heaolu nimel. Trumpi nõudmine nende teoloogilises raamistikus tähendab seda, et nad peaksid jäädavalt relvitustama imaami armee enne lõplikku lahingut. Loobuda ainsast vahendist, mis suudab tekitada seda kaost, mida nende teoloogia nõuab. Anda vaenlasele võit, mida istikpari jõududele on 12 sajandit islami ajaloos keelatud ja teha seda raha eest. Nad ei näe mõistlikku tehingut kahe osapoole vahel, kelle huvid on vastandlikud. Nad näevad selles kutset usust taganeda, mahtit reeta, jumaliku missiooni lammutada, olla see, kes viivitab nende messiase tagasitulekuga. Sellepärast polegi kokkulepet, sellepärast käivadki läbirääkimised edasi-tagasi. Kaos. Kaos on selle kõige mõte. Asi pole selles, et Islami Vabariik oleks irratsionaalne, kuigi see on samuti tõsi, vaid selles, et see pole lihtsalt poliitiline kalkulatsioon. See on teoloogiline kohustus ja ükski poliitiline pakkumine maailmas ei suuda sellega võistelda. Miks nad siis kokkulepet vastu ei võta? Nüüd te teate. Ja vastus pole keeruline, kui näete seda nende vaatenurgast. Tegelikult on see täiesti loogiline, lihtsalt mitte üheski raamistikus, mille jaoks lääne diplomaatia on loodud. Nüüd, kui see kõik on öeldud, kas mingisugune kokkulepe võiks siiski sündida? Jah, ja siin on põhjus, sest šiitlikus islami valitsemises on põhimõte, mida nimetatakse maslahatin nizamiks, mis sisuliselt tähendab, et islami korra säilimine on üle kõige muu. Ja kui režiimi ähvardab tõeline oht, kui ring nende ümber koomale tõmbub, saavad pragmaatikud väita, et taktikaline taandumine ei ole missiooni reetmine, vaid see ongi see, mis aitab missiooni elus hoida. Ja nad on seda argumenti varem kasutanud ning see on ka varem toiminud. 2015 aasta kokkulepe oligi just see, kalkuleeritud paus, mis võimaldas neil teeselda tuumavõimekusest loobumist, samal ajal kui nad jätkasid ülesehitamist ja nad teadsid seda. See andis neile aega. Ja just aega püüavad nad alati võita. Nad loodavad, et lääs kaotab lõpuks kannatuse, julguse, huvi ja tõmbub tagasi, nii nagu see alati on teinud. Aga see kokkulepe erineb 2015 aasta omast ja nad teavad seda samuti. See ei ole kokkulepe, mis lubab neil infrastruktuuri alles hoida ja rikastamist peatada. See on kokkulepe, mis nõuab neil tegelikult sellest loobumist.
ja see ületab nende jaoks piiri taktikalise taganemise ning millegi vahel, mida nende teoloogia ei suuda vastu võtta, sest nad tõesti usuvad, et elavad praegu messiaanlikul ajastul. Ja fakt, et nad seisavad endiselt püsti pärast seda, kui neid on pommitanud maailma kõige võimsam sõjaline jõud, pärast oma kõrgeima juhi kaotamist, pärast kõike, mida nad on läbi elanud, see ei pane neid end kaotajatena tundma. See paneb neid hoopis tundma, et nad on valitud, et see on tõestus, et Jumal on nendega, et fitna areneb täpselt nii, nagu teoloogia lubas ja et imaami tagasitulek on lähemal kui kunagi varem. Nii et? Kas nad võidavad? Peaaegu kindlasti mitte, aga kas nad plaanivad niipea alla anda? Ka see pole tõenäoline, sest sa ei saa läbirääkimistes jagu mehest, kes usub, et elab keset päriselt täituvat prohvetlust. Ja see toob mind 2 kõige olulisema läbirääkimisreegli juurde. Reegel number 1. Sa pead teadma, kellega sa läbirääkimisi pead ja mida nad usuvad. Ja reegel number 2. Ärge kunagi pidage läbirääkimisi terroristidega, eriti mitte fanaatiliste usulistega. Mina olen Irkai ja kohtume järgmisel korral.